Ma räägin sulle enda intsidentist minu postipaki kätte saamisega. See on üks pikk lugu, nii et ma hakkan kohe algusest pihta. Ma ju tellin väga palju asju internetist. Põhimõtteliselt kõik asjad, mis ei ole toit, on mul nagu internetist tellitud ja see tuleb kas postipaki automaati või postkontorisse või siis nagu kulleriga, mis on nagu suhteliselt harv. Ja neid saadetisi tuleb nagu alatihti, on ja. Jälle on mingi teade mulle telefonis sõnumina, et tule postkontorisse, mine sinna paki automaati, neid on nagu erinevaid variante ja siis ma nagu järjest käin ja võtan neid ära, on ja. Nüüd see kord, kui ma läksin, ma sain, eks ju, sõnumi sain ühel laupäeval ja see oli laupäev, ma ei viitsin nagu üldse liigutada, ma mõtlesin, et okei, ma millalgi hiljem lähen järgi, on ju. Ja siis ma läksin sellest järgmise nädala teisipäeval sinna postipaki automaadi juurde ja et nagu toksin, on ju, selle koodi sisse. Ja siis tuleb mulle kiri, et pakk ei ole veel ladustatud. Nagu ma mõtlesin, et miks nad saadavad mulle sõnumi, kui seda pakki veel seal ei ole, et mida värki on ja kus mu pakk võib olla. Okei, siis ma mõtlesin, et äkki nagu ei ole veel ladustatud. Siis läks päev mööda ja mul oli mingisugune pakk, mis oli postkontoris, nii et ma läksin postkontorisse, võtsin sealt selle pakki ära ja siis ma mainisin, et minu postipaki selle koodi sisse panemisel tuli see silt, et teil ei ole veel seda pakki siin, on ju. Ja ta ütles, et meie süsteemist näeme, et see pakk on ära võetud ja miks seal see kiri on ja miks te pakki ei saanud, seda me ei tea aidata, helistage teenindusse või sinna abitelefonile, on ju. Okei, siis mul läksid väiksed alarmkellad tööle, on ju. Kas nagu, mida värki mu pakiga on, ju. Kas keegi on võtnud minu paki ära? Või miks ei ole see pakk sinna pandud? Ma läksin uuesti sinna paki automaati, proovisin uuesti ja tuli sama silt. Teie pakk ei ole veel ladustatud. Ja ma helistasin sinna teenindusse ja minu peas käis nagu mitu mõtet. Kas mu pakk ei ole veel üldse sinna pandud ja on mingi süsteemi viga? Või siis teiseks on, ma ei tea, nagu halvim variant, et kas keegi on võtnud minu pakki ära või siis kolmandaks, kas paki see vend, kes iganes inimene seda pakki sinna ladustab, on ju. Et kas ta kuidagi ei pand seda siis sinna või. Igatahes ma helistasin sinna teenindusse, on ju. Ja see teenendaja oli nagu väga tore. Ta küsis mult, kas keegi ei ole mul seda pakki käinud ära võtnud. Kas perekonnas äkki keegi on juba jõudnud ette nagu seda ära tuua. Ja minu pakke nagu mitte keegi ei võta, on ju. Ma teen ise oma asjad kõik ära. Mõned pakid, mis mul ema võtab, need on nagu mul Hiiumaale tellitud, siis nagu, aga siin Tallinnas ei võta keegi neid pakke ära ja ma ei jaga ka seda koodi nagu. Ma ei ole nii, on ju. Ütles, et igatahes see pakk on ära võetud samal päeval ja ma kohe ütlesin nagu selle, et täpselt selle kella, millal mul tuli see sõnum ja ma ütlesin talle ka, et täitsa lõpp, et keegi on minu pakki ära varastanud. Keegi on minu pakki ära võtnud. Ja siis ei olnudki mitte midagi muud, kui ta ütles mulle, et ma siis teen avalduse ja alustame mingit uurimust või mingi siuke, ja küsisid, kas ma teen siis avalduse. Siis ma ütlesin, jah, palun tehke avaldus, on ja ma soovin enda pakki tagasi. Eks ole ju? Okei, igatahes. Kuna ma helistasin mingi kell 5 või kell 6 õhtul, ta ütles, et see vastus tuleb ilmselt homseks, et käib nagu suht kiirelt. Ja tunni aja pärast heliseb mul uuesti telefon. Helistas see naine ja ütles, et meil on, kui sa võtad postipaki, on ja, siis kogu aeg see filmib seal. Ja ta ütles, et me saame teile nüüd kirjeldada, kes on selle paki ära võtnud. Et äkki teil tuleb tuttav ette, et kes see võib olla. Ja siis ta hakkas kirjeldama musta parkaga. Okei, keegi inimene musta parkaga, oh my god, ma mõtlesin mingi kapuutsis, mingi röövel on ja valge mütsiga ja värviliste lilleliste pükstega. Ma teadsin kohe, kes see on. See oli mina. Ma alustasin uurimust iseenda vastu. Kui
kui ta seda ütles, kui ta ütles juba seda, et valge müts, siis ma juba teadsin, et oh no, see läheb nagu ainult allamäge siit edasi. Ja 2 varianti, kas ma ütlen, ma ei tea, kes see on ja ma alustan ma panen ennast tagaotsitavaks, eks ju. Või teine variant, ma neelan alla oma uhkuse ja ma ütlen, et see oli mina. Ja ma ütlesin loomulikult, et see oli mina. Tema oli rõõmus, et ta leidis selle inimese ja mina olin häbisse kukkunud, aga rõõmus, et ma tean, et mul on see pakk olemas. Keegi ei ole mu pakki ära võtnud. See oli nii piinlik. Ma olin täiesti veendunud, et ma ei ole seda pakki kätte saanud. Ja tegelikult, kui ta riietust kirjeldas, siis ma tegelikult mäletan väga hästi, et ma käisin selle riietusega poes ja nagu kiirelt sisse välja ja ilmselt tõenäoliselt järelikult välja minnes ma võtsin nagu selle pakki ära. Ja neid sõnumeid tuleb nagu kogu aeg nii palju juurde, et ma ju ei tea, millised koodid ma olen ära võtnud, millised mitte. Ja mis on nagu tegelikult piinlik osa selle juures on see, et need lillelised püksid on minu kõige õudsemad püksid. Ja see on kuskile salvestatud ja inimesed on seda uurinud. Saad aru, see oli selline laupäev, kus mul oli juba, vaata, nädal on selja taga, veits on nagu, sa oled pingelangus, sa tahad lihtsalt hängata. Ma ei tahtnud, et keegi mind selles kostüümis näeks, ma ei tahtnud, et keegi mitte kunagi näeks neid pagana pükse, sest need näevad välja nagu pidžaama püksid, aga see oligi lihtsalt, ma tahtsin nähtamatult käia korraks poes, osta leiba, piima, ma ei tea, mis ma tahtsin veel, šokolaadi, muffini, pulbrit osta, kiirelt sisse välja, koju mõnulema, ja need püksid on lihtsalt tagaotsitaval jalas. See on nagu, see on ikka maksimum, see on maksimum lugu. Igatahes neid sõnumeid tuleb seal nii palju, et ma ei adu ära, mida ma juba olen järel käinud, ära võtnud, mida mitte, ja ma täna käisin ka postkontoris, nii et mulle öeldi, et teil ei ole rohkem pakke, Sest ma igaks juhuks käin, ma ei tea, mul on läinud niimoodi üle ka, et mul mõni pakk jääbki saamata ja siis on nagu jama, Ja sealt postipakist tuli mul ju välja see seljakott, see on, mul on olnud kogu aeg selline roosa ja nüüd ma tellisin seda värvi, kuigi nüüd ma vaatan, et see on nagu natuke liiga maskuliinne, ma olen ikkagi naiste rahvas, ma ei tea, võib-olla, ma kasutan seda kindlalt, aga ma tellisin juba kollasega. Igatahes see oli minu lugu ja ma arvan, et sa saad nagu relate'ida siin, see on nagu tänapäevased probleemid, Igatahes ma võin rõõmuga öelda, et ma ei ole enam tagaotsitav. Ma tean, et mul kindlasti juhtub midagi sellist veel. Okei, ole tubli, stay chill, stay fab ja. Ciao.